rangus, see sünkroonsus, mida nad nõuavad ja see on ju kõik väga muusikasse, nii et see pole üldse mitte võõras asi. Et mõned lavaste märkused on lihtsalt olnud nii täpsed, sest ma tean, kui Georg Malvus ütles lihtsalt, et sa oled vene kooliga endine ballerin, repetiitor, siis ma sain aru, see on selge, väga range, väga nõudlik, ühesõnaga kõik selline kõik omadusi. Esimene assotsiatsioon oli see, et on hull natukene. Nüüd tegemise käigus selgub, et absoluutselt hull ei ole. Et on täiesti selge mõistuse juures. Aga sest kui võtta kätte skript, ehk siis stsenaarium ja võtate läbi need tekstid, siis tal on nii-öelda otsesuhe fantoomiga, ta on nii-öelda fantoomi maaletooja. Ta teab, kus ta on, kus ta elab, ta teab tema lugu, kõik teatrid tulevad läbi Madame Jury, et minu meelest ta on niisugune nagu see paadimeister kuskilt roomatoloogist, et ta lihtsalt on ju kahe maailma vahel, käib, toob sõnumeid. Aga nüüd on hakanud sellele müstikale nagu mingi liha ümber kasvama, et ta on just mitte see vene balletiõpetaja kohati kohutult emotsionaalne, sest Georg armastab väga kätega rääkimist. Et sa lähed ja siis sa võtad oma seal lapse ja siis sa hoiad ja siis sa sätid ja näpid ja asjad ja siis minu jaoks kukkus see nagu tükkideks. Ja ta kasvas välja väga lihast, luust, ülimalt emotsionaalne ja väga tugevalt kiinduv olemus. Selle mõttes, et oma last hoiab ja seda Kristiini ta hoiab täiesti selliselt peaaegu armuga teda emalikkusega, kaitseb ja selline tugev, kaitsev, emalik tüüp. Kuna ta on nagu põhimõtteliselt, ma saan aru, teatris ütleme nii-öelda eluaeg töötanud, siis ta ongi ise ka nagu teatrivaim, kes teab, kuidas asjad käivad, kuidas nad peavad käima, kuidas nad alati on käinud. Ja ta on küll väga range, aga tõesti ta neid omasid ta hoiab. See on väga tähtis omadust. Lavast on kindlasti pööraselt raske, sest tõesti just nimelt see tehniline pool ja kõik see kokkusolandumine erinevatest asjadest, see on nii detailitäpsuse töö, et see on lausa müstiline. Et see saab olema väga vägev, kui see kõik laval toimub. Aga näitlejana, ma ei tea, meeldiv roll, ei ole raske. Kui kõik rollid kokku võtta, siis need on üsna groteski piiri peal, sellised väga arhetüüpsed kujud. Ja siis on seal keskes ja Kristiin, kes on siis hästi inimene keskel. Et tegelikult mängib tüüpe suuresti. See teeb selle asja kuidagi, ühesõnaga ta annab head ja selged piirid. Mis lavastusliku keerukusse puutub, siis jah, õudselt keeruline. Räägib tehniliselt õudselt raske ja muusikaliselt ta on need partiid ise. Nad ei ole viisijupikeel üldse keeruline, aga lihtsalt kokku saada orkestratsioon ja kogu seda asja nüüd avada, et kõlavärvid, et see on keeruline, et kui sa oled ikka mingisuses, ma ei tea, X-asendis ja sellest dirigent ei näe ja sa ühte nooti sealt ei tule, siis sul võib olla ükskõik groteskne täpne roll, aga sul korraga käib üks väreleb silma eest läbi, et mis nüüd saab. Et selles mõttes ta on keeruline, et siin on, sa pead jälgima 1 200 000 asja korraga. Et sa võtad selle tooli, et sa asi sulle pähe ei kuku, et sul need narvad siin kinni ei jää, see mikrofon lahti ei tule ja et siis see mask puruks ei lähe ja siis selle mõttes ta on hästi üks keerukamaid jah, mis on tehtud. No ei karda, sest meil on nagu niivõrd tugev tiim ja nii hästi valitud osatäitjad, niivõrd professionaalne lavastaja, see kõik hakkab toimima, see on näha. Ja loomulikult see on suur au. Seda on nii kaua oodatud, ma tean, mitmeid aastaid on selle nimel tegelikult töötatud, et see ooperi fantoom siia vanemusesse saada, et see on nagu väga suur töövõit. We have a very young, gifted musical director. He's really a great musical director. We have a young choreographer and I just love working with her. Eve's stage design, she's really have created in this small space some things which I don't think it was done before in that way. The costumes of Ellen Cairns are just amazing. It looks like I'm sitting here and saying, oh, that will be great, that will be great. You never know. You give your heart, you work very hard,
everybody is just so committed. Everybody, I mean, there are about 150, 200 people now working in this production. Everybody is working so hard. And then sometimes you read a critic saying, oh, that was nice, and that's it. Or that was bad. But I think it was our work together was just great and very challenging for all of us. See on nüüd kahe otsaga vorst, et kuivõrd vabad käed saavad olla kunstnikul, kes teeb lavastust, mis on legendiks osutunud, mis on läbi aegade muusika oli selliseid koon. Jah, meil on lepingu järgi uus lavastus, õigus, kohustus ja au, mis tähendab seda, et lepingu järgi ma ei tohi ühtegi asja kopeerida. Mis teeb see väga põnevaks, väljakutseks, aga väga keeruliseks, sellepärast, et kui mingi asi muutunud ikooniks, siis on publiku ootused väga kõrgel. Kõik teavad, milline maskiga välja näeb, kõik teavad, milline tema see maa-alune koobastik välja näeb, kõik teavad, missugune maa-alusel jõel või maa-alusel järvel see paadisõit, kõik teavad, milline näeb välja viktoriaanlik ooper Populaire Pariisis, et kõige sellega rinde pista Vanemuise laval, kus meil on repertuaariteater, kust sama kujundus lõikub viiludeks ja läheb veoautosse, seda Tallinnasse Nokiasse. Et see vabad käed on selline, jah, mul oli väga vabad käed ja teistpidi väga seotud käed, mis tegigi kogu selle töö erakordselt põnevaks ja suureks väljakutseks. Selle muusika ja muusika on väga täpse pikkusega. Me ei tohi välja taktigi, me ei tohi välja jätta sõnagi. Ainuke vabadus, mida see leping andis, on, et me ei pea hoolima remarkidest. Kõigest, mis on kirjutatud itaalikus ja kursiivis. Ja Georg Malvius kasutas väga ägedalt seda privileegi, muutes lavastuse tegevust kohta ja aega. Et kui ema lavastus leiab aset 1800 lõpp Pariisis, siis meie lavastus algab 44. aasta pommitatud Vanemuise laval, Tallinnas siis Estonia laval ja näitlejad, selle sama teatri näitlejad korraldavad oktsiooni selleks, et hakata teatrit üles ehitama. Tänu sellele, et mitte kuskil libretos ei ole sõnagi mainitud esimese tegevuskoha aastat ja kohta, oli see meil võimalik. Ja ma leian, et see andis kogu meie lavastusele ägeda ja värske vaatenurga. Koostöö Georgiga ja koostöö kostüümikunstnik Kelleniga, kes täna peaks minu kõrval istuma, sellepärast, et tema väga ägedad kostüümid, suurepärased kostüümid, loovad kinda peale pool selle lavastuse atmosfäärist. Et koostöö nendega oli hästi viljakas, hästi inspireeriv. Me arutasime palju teemadel. Mis see siis on? Kummale poole, mis see tahan kalduda? Kuidas leida balanss enda sees sellise hämara, mõnusa illusioonide maailma ja igapäeva reaalsusega? Ma arvan, et see ei ole ainult kunstniku teema, see on looja teema üldiselt. Ka kirurg on looja, ka teatri piirtöötaja on looja. Et meil kõigil on see sama sisemine küsimus. Et kes me esimeseks oleme? Kas humanistid või siis on loojad? Töö algas meil tegelikult peale juba selles mõttes märtsikuus või isegi veebruaris ma lugesin talle kogu Fantoomi teksti sisse. Lugesin ja saatsime teatriga failina talle sinna Norra. Siis loetud teksti, mida ta siis hakkas noodiga kokku panema kõla järgi. Üks asi on panna inimene eesti keelt rääkima. Teine asi meil panna see laulma, kus kõrgetel nootidel on iid, õõd, sind, eks sa siis laula seda, pluss see, et tal on Skandinaavia aktsent võib-olla, et tal ei ole sellised need teed on neil nagu pehmemad ja üldse see hääldamine ja kõige keerulisem on õõtäht. Ja meie töö näeb selline välja, et me võtame
iga sõna, iga takti kaupa me teeme igal hommikul proovi tund aega, aga tavaliselt me ei jõuagi ühest leheküljest kaugemale, sest nii palju on teha. Aga Steffen on maksimalist ja ma ei olegi töötanud nii tööka lauljaga. Et ta on üks töökamaid inimesi, keda ma tean. Ta tuli Norrast siia terveks suveks, et õppida eesti keelt. Paraku oli meil paljudel siin puhkused. Ja nii palju, kui ma jõudsin, nii palju ma temaga tegin proove. Samamoodi ka veel laulsin talle telefoni sisse nii mõningaidki lõike. Ta isegi naljatades ütles, et ta on minu häälega veetnud vist, ma ei tea, kui palju tunde. õppis siis minu hääle järgi, minu hääldust ja minu hääle järgi. See pidi mind ennast ka distsiplineerima panema, sest ega eestlased ise ka kipuvad, eriti lauldes neid konsonante suhteliselt vedelalt andma. Et ei ole nii aktiivsed alati lauldes. Ja suvel ta töötas lisaks minule tegelikult ka Atlan Karbiga, kes talle just lauljana andis nõuandeid, kuidas ooperilauljana, kuidas siis kõrgeid noote võtta eesti keele võtetega, sest meil on igasuguseid nippe, kuidas mõnedest sõnadest jagu saada. Ma ei oskagi neid nippe siin avaldada niimoodi. Ta ise muidugi ka väga-väga leiutab ja et see on, ütleme, isegi selline logopeediline töö võib-olla. Et kuidas nagu, sest need keeled ikkagi on niivõrd erinevad, eesti ja norra keel. Et üks asi on suhelda ja rääkida, aga teine asi on seda keelt laval niimoodi edasi anda, et publik seda mõistaks. I think for all of us it's been demanding. It's sort of, there's something about the show that makes everybody change in a little way. Because the love story is the simplicity of the show, the beauty of the show, but at the same time the characters, Christine, Raoul and Phantoms, their inner feeling is so connected to something deep inside. In a beautiful way, but also it's the place you have to go to become yourself, a whole person. And also the fact that I'm doing it in a totally different language that I don't master, don't speak. In one way, I have to do every phrase over 10,000 times, and every time I do, it gets a new imprint of the feeling of that day or the phone call I just had with somebody. So it helps me to get closer to the true feeling, but it's also, as Phantom, the character, he doesn't really speak normal people language because he doesn't socialize. So it's also, it gives something, but to me personally, it's so much frustration and so much nervousness and anxiety. And I have this amazing theater where I work, where everybody's supportive, and some days quite a lot of days I just go home and cry, but I know I'm on the right track, and I know that even it's hard and it's difficult, and I never want to give up, but almost say, oh, somebody else should do it. I will come through and be a better artist and a better human and a better performer, and so I just hang in there. So I have to tell myself every day. But it's also full of great friendships and all good in life. It's really a wonderful but strange and profound experience to be part of. And I did Jesus for 5 years. That was also very, very special and changed me in so many ways. But this is, for some reason, Phantom is in a deeper place. I mean, this sounds very depressive and like therapy lesson, but it's true, and I think people should know. It is, and now I realize why it's moved so many people around the world. And I didn't see this quality. I was just mesmerized and hypnotically fascinated by the beauty of the music, which is beautiful. But it's beautiful because it also have passages which are absolutely so atonal. The tonality is so strange and weird, but that makes the beautiful melodies even more beautiful. So it's a dream come true. I think I've dreamt about this part since I was early teens. Then people can sort of figure out how old I am. But
feel blessed. It's my lottery ticket. noh, Stefan on väga tore, väga tore inimene, väga sõbralik. Ja ta muidugi on natukene ooperi fantoomi on temas. Ta on tema kummaline, et temast täpselt aru ei saa ikkagi. Ta ei ole selles mõttes, ei räägi endast ja oma asjadest nii-öelda kõigile kogu aeg. Hoiab piisavalt distantsi, samas on, küsib, kui on midagi vaja, kui ta tahab nõu saada, et kui mingite sõnadega on probleemi ja selline, ma tean, et see läheb talle väga korda, et ta seda rolli siin teeb, see on üks tema unistuste roll ja see, et ta siin Eestis seda teeb, see on täitsa päris jälle absurdne, ikkagi Norra inimene eesti keeles teha ooperi fantoomi rolli. Aga kuigi ta saab päris hästi, minu arust ta saab päris hästi hakkama. Minu arust saab väga hästi hakkama. Ta näeb meeletult vaeva sellega. Jah, kui jah. Ei, tähendab mina Stefaniga esimest korda siis sain jaanuaris kokku ja siis kuidagi meil mingisugune selline teineteise mõistmine nagu tekkis ja me nüüd isekeskis oleme vanematele kui öelda, et mul on hea meel, et Stefan on siin, et ta on nagu mitte siis nagu pere, põhimõtteliselt nagu pereosa ainet nagu loomudes. Stefan ise nagu määrab ka, et vaatab, et kas kõik on hästi ja nii. Ta on minu arust tõesti nagu müstiliselt kihvti energiaga inimene, et laval mina tunnen küll, et fantoomiga stseenides ma ei pea väga nagu selles suhtes midagi tegema ega pead vaevama, sest ta annab lihtsalt nii palju, et ma lihtsalt vastan tema energiale. Aga muidugi see energia on kõrge. Ei, see on väga kõrge. Sa pead kohe sama palli tagasi viskama. Aga tavaliselt on see, et peab ise nagu mingit impulssi looma või tema on alati see, kes annab selle impulsi, et selles suhtes on nagu fantastiliselt. Ja muidugi muretseb meie pärast väga, et kuidas me kõrgel kuskil turnime või midagi, et seda tunneb, et kui tema meiega koos, tema vastutab selle eest, kas me kukume kuskilt alla või ei kuku. Nii ta on hästi tohutult suure südamega inimene. And this music that Andrew Lloyd Webber wrote and Charles Hart, who wrote the lyrics, comes from such an honest place. So much of musical theatre today is more constructed and they sort of know the dramaturgy and they sort of make it around idea. This comes from such a genuine, heartfelt place, and that's what makes it into art and raises all these questions. And some of it you could sort of read in the score. I could read in my score myself, and I've been looking at this score every day for at least the last 8 months. And some of it I've had help with Tarmo Lenneta, who's sort of the maestro conductor, and then his new amazing protege, Martin Sildos, who's doing this amazing work. And I'm so proud to work with him, and he's so hungry, and he comes from the classical world and has done a lot of baroque things, and he also plays with all these different genres, which is in the score so easily, and every day comes with, oh, this is written so smart. If you try to do this, then this means this, and so he's also a joy and a blessing to work with.